Meie päikesesüsteemis on palju planeete, kuid on üks maailm, mida isegi teadlased ise nimetavad üheks kõige vaenulikumaks sihtkohaks inimese jaoks. See ei ole nii kuulus kui Marss ega ka nii suur kui Jupiter, kuid selle kauguse ja raskesti ligipääsetavuse tõttu tundub sinna reisimine, nagu kaotaksid elusast peast tasapisi oma inimlikkuse. See planeet on Uraan. Enamik meist tunneb Uraani vaid kui külma sinist planeeti teadusraamatutes. Aga tegelikkuses on see üks kõige ekstreemsemaid paiku, mida inimene suudab ette kujutada. Mitte ainult selle kliima tõttu, vaid juba ainuüksi teekond sinna võib inimese keha enne kohale jõudmist hävitada. Kui kunagi peaks toimuma mehitatud missioon Uraanile, siis see ei oleks sugugi sarnane missioonidega Kuule või Marsile. Selle väljakutse on hoopis teisel tasemel. Sest siin pole vastaseks ainult vahemaa. Sinu vastasteks on ka aeg, kiirgus, isolatsioon ning süvakosmose mõju inimese ajule ja kehale. Aastal 1977 saatis NASA teele Voyager 2. Siiani on see ainus kosmosesond, mis on Uraanile nii lähedale jõudnud. See kasutas gravitatsiooni abi Jupiterilt ja Saturnilt, et kiirendada oma teekonda päikesesüsteemist välja. Isegi siis kulus sellel üle 8 aasta, enne kui see planeedini jõudis. NASA ja teiste kosmoseagentuuride uuringute kohaselt võib võimalik mehitatud missioon Uraanile võtta üle 10 aasta ja see on ainult ühes suunas. Ja mida kauem reis kestab, seda rohkem probleeme koguneb. Maal kaitseb meid atmosfäär ja magnetväli kahjuliku kiirguse eest, mis tuleb kosmosest. Aga mida kaugemale sa maast liigud, seda vähemaks jääb see kaitse. Juba rahvusvahelises kosmosejaamas on astronautide kiirgustoos palju suurem kui tavalisel inimesel maal, aga ISS asub siiski veel meie planeedi magnetosfääri osalise kaitse all. NASA ja teaduslike uuringute kohaselt, mis käsitlevad pikaajalisi kosmoselendusid, võib kokkupuude galaktiliste kosmiliste kiirtega põhjustada tõsiseid kahjustusi DNA-le, ajule, südamele ja immuunsüsteemile. See ei ole lihtsalt väsimus. Mõned mõjud võivad olla püsivad. Kui inimene viibib kaua mikrogravitatsioonis, hakkab keha nõrgenema isegi siis, kui kosmoselaevas on treeningseadmed olemas. Luud muutuvad järk-järgult õhemaks, lihased nõrgenevad ja isegi verevool kehas muutub. ISS-i pikaajaliste missioonide uuringute kohaselt on mõned astronaudid kogenud nägemisprobleeme, kuna nullgravitatsioonis muutub koljusisene rõhk. Pandeemia ajal oli paljudel inimestel raske juba mõnekuulise isolatsiooni tõttu siin maal. Kuidas siis veel oleks, kui peaksid aastakümneid kogu inimkonnast eemal olema? Analüütikute ja kosmosepsühholoogide sõnul on tulevaste süvakosmose missioonide üks suurimaid väljakutseid mitte ainult inseneritöö, vaid ka meeskonna vaimne tervis. Kuna vahemaa on nii suur, ei ole suhtlus maaga reaalajas võimalik. Kui oled Uraanil, võib lihtsa sõnumi saatmine ja vastuse saamine võtta üle 2 tunni aega. Tänu valguse kiirusele ja planeedi kaugusele on veelgi üllatavamad Uraani enda tingimused. Seda tuntakse kui demarktasjon. Aga see ei tähenda, et seal saab olla ainult puhas jää. Tegelikult puudub sellel tahkepind, millele inimene saaks astuda, erinevalt maast. Selle atmosfäär koostab vesinikust, heeliumist ja metaanist. Metan on põhjuseks, miks planeet on sinist värvi, kuid selle ilusa värvi all on keskkond äärmiselt karm. Voyager 2 vaatluste ja teleskoobi uuringute põhjal võib Uraani tuule kiirus ulatuda 100 kilomeetrite tunnis. Selle temperatuur on samuti väga madal, ulatudes ülemises atmosfääris peaaegu -200 kraadini Celsiuse järgi. Ja mida sügavamale minna, seda tugevamaks muutub rõhk, kuni tavalise kosmoselaeva jaoks muutub seal ellujäämine võimatuks. On teadlasi, kes usuvad, et Uraani sees suure surve all võib tekkida niinimetatud teemantvihm, kus süsinik muutub kristalliks tänu äärmuslikule kuumusele ja survele. Kuid siiani uuritakse seda veel ja tegelikest uurimismissioonidest pole veel otsest kinnitust saadud. Seega, isegi kui inimene jõuab sinna kunagi, ei saa see olema nagu maandumine uuele maailmale, nagu näeme ulmefilmides. Tõenäoliselt saab see olema vaid orbiidimissioon, kus kosmoselaev tiirleb ümber planeedi ja uurib seda kaugelt. Praeguse tehnoloogia juures oleks missioon Uraanile võimalik alles nüüd. Vaja on tohutut eelarvet, aastakümnete pikkust ettevalmistust ja meeskonnale väga suurt riski. See on ka põhjus, miks paljud kosmoseagentuurid keskenduvad endiselt rohkem Kuule ja Marsile.
Need on lähemal, praktilisemad ja pikaajaliste inimmissioonide jaoks tõenäolisemad. Kuid sellest hoolimata on uraan teaduse jaoks endiselt oluline. Planeediteadlaste sõnul on jäähiiglaste uurimine oluline võti, et mõista, kuidas päikesesüsteem tekkis. Paljud teistes tähesüsteemides olevad eksoplaneedid sarnanevad Uraani ja Neptuuniga. Seega, mida rohkem me neid planeete mõistame, seda paremini mõistame ka teisi võimalikke maailmu universumis. Praegu ei ole konkreetset mehitatud missiooni Uraanile, kuid on olemas ettepanekuid tulevasteks robotmissioonideks, mida võidakse saata järgmiste kümnendite jooksul. Ja võib-olla on see praegu kõige mõistlikum samm. Inimkonna praeguse tehnoloogilise taseme juures ei ole Uraan veel sihtkoht, kus me oleksime valmis elama. See on meeldetuletus sellest, kui väike on inimene võrreldes universumi avarusega. Ja kui kaugel me veel oleme sellest, et saaksime tõeliselt öelda, et suudame universumit vallutada. Mida kauem inimene süvakosmoses viibib, seda rohkem muutub tema keha enda ülesehitus. Ja üks esimesi, mida see mõjutab, ei ole kohe aju ega süda, vaid luud. Siin maal on üks asi, mida me peaaegu ei märka. Gravitatsioon. Iga meie sammu, iga seismise, iga liigutuse korral tõmbab mingi jõud meie keha allapoole. Ja selle tõttu on meie luustik sunnitud tugevaks jääma, aga kosmoses kaob see surve ära. Kui gravitatsiooni enam pole, mis kehale vastu töötab, arvab keha, et pole enam vaja paksusid ja tugevaid luid. Seetõttu hakkab keha vähendama luutihedust. NASA ja teiste kosmoseagentuuride pikaajaliste missioonide uuringute kohaselt võivad rahvusvahelises kosmosejaamas viibivad astronaudid kaotada iga kuu 1–2% luumassist, isegi kui nad regulaarselt treenivad. Ja see ei ole lihtsalt tavaline nõrkus. Kui gravitatsiooni ei ole, hakkavad peaaegu kõik kehalihased kahanema, sest neid ei kasutata enam nii palju. Jalad, alaselg, kerelihased, kõik, mis on tähtis maa peal seismiseks ja liikumiseks, nõrgenevad järk-järgult. Isegi süda, mis on samuti lihas, saab mõjutatud. Maa peal peab süda kõvasti tööd tegema, et verd gravitatsiooni vastu pumbata. Aga kosmoses on vereringe lihtsam, nii et keha kohaneb sellega. Mõnede astronautidega tehtud uuringute kohaselt toimuvad pärast pikki missioone orbiidil südame-veresoonkonna süsteemis muutused. Veremaht väheneb ja kehal on raskusi kohanemisega, kui ta naaseb gravitatsioonikeskkonda. See on põhjus, miks mõned astronaudid tunnevad pearinglust või kaotavad tasakaalu, kui nad maale naasevad, isegi kui nad on olnud kosmoses vaid mõne kuu. Kui reis Uraanile kestab üle 10 aasta, ei ole probleemiks enam lihtsalt kohanemine. Võimalik, et inimese keha ise evolutsioneerub nii, et suudab elada kaaluta olekus ja ei pruugi enam maa normaalse gravitatsiooniga sobida. Aga ükskõik kui suur mõju kehale ka poleks, on veel üks vaiksem oht – mõistus. Alguses võib missioon tunduda põnev, uus seiklus, uus piirimaa. Aga kui aastad mööduvad kitsas kosmoselaevas, muutub kõik. Psühholoogilise isolatsiooni uuringute kohaselt, mida kasutatakse astronautide väljaõppes, kogevad isegi kõrgelt koolitatud inimesed stressi, ärevust, unehäireid ja omavahelisi konflikte, kui nad on pikka aega piiratud keskkonnas. Ja maal on katsealustel veel hädaolukorra väljapääs olemas. Süvakosmoses seda pole, kui oled juba teekonna keskel. Uraanile on võimatu kohe tagasi pöörduda, ka päästemissioon ei jõua kiiresti kohale. Seda raskendab veelgi suhtluse viivitus. Kuna Uraan on maast nii kaugel, võib lihtsa raadiosõnumi kohale jõudmine võtta üle 2 tunni. See tähendab, et tavaline vestlus missioonikontrolliga viibib üle 5 tunni. Ja kui sa lõpuks jõuadki kohale pärast üle 10 aasta kestnud reisi, ei oota sind ees mitte tasu, vaid planeet, kuhu inimesel on peaaegu võimatu minna. Erinevalt maast või Marsist pole Uraanil kindlat pinda, kuhu saaks astuda. See on niinimetatud jäähiiglane. Aga see ei tähenda, et pind koosneb ainult jääst. Paksu atmosfääri all on vee, metaani ja ammoniaagisuguste kokkusurutud vedelike tohutu rõhk. Mida sügavamale kosmoselaev selle atmosfääris liigub, seda tugevamaks muutub surve ja kuumus, kuni punktini, kus see võib hävida. Isegi kõige vastupidavamad inimese loodud materjalid. Nii selgitab NASA ise Uraani struktuuri kohta. Selle keskkond on nii äärmuslik, et ükski tavaline maandumismissioon ei tuleks toime.
ja isegi juba ülemises atmosfääris on tingimused kohe väga karmid. Uraan on üks kõige külmemaid planeete, mida päikesesüsteemis on täheldatud. Selle pilvetippude temperatuur võib langeda peaaegu -224 kraadini Celsiuse järgi. See on mõnes osas isegi külmem kui Neptuun, kuigi Neptuun asub päikesest kaugemal. Sellise temperatuuri juures piisab vaid mõnest sekundist, et paljastatud inimkude külmuks. Selle atmosfäär koosneb peaaegu täielikult vesinikust ja heeliumist. Lisaks on seal metaani ja jälgi teistest ühenditest nagu vesiniksulfiid. See on gaas, mis on Maal seotud mädanenud munade lõhnaga. Aga uraanil ei ole lõhn peamine probleem. Seal ei ole hapnikku, mida inimene saaks hingata. Ja mis kõige tähtsam, seal on tuul. Voyager 2 fotodel näib uraan vaikne ja rahulik. Kuid atmosfääri vaatluste põhjal on sellel planeedil väga tugevad tuuled, mis võivad ulatuda sadade kilomeetriteni tunnis. See tähendab, et isegi kui kaugelt paistab kõik rahulik, see on maailm, kus valitsevad äärmuslik külm, surve, mürgised gaasid ja tormid, millega ükski maa loodusõnnetus ei suuda võistelda. Kui on üks asi, mis uraani kohta selge on, siis see, ära lase selle välimusel end petta. Teleskoopide ja Voyager 2 tehtud piltidel näib see vaikne, külm sinine kera, mis peaaegu ei liigu. Aga selle näilise vaikuse taga on raevukas atmosfäär, mis suudab hävitada peaaegu iga inimeste loodud tehnoloogia. Teadlaste sõnul võis miljardite aastate eest seda tabada tohutu objekt, mis võis olla maa suurune. Seda kokkupõrget peetakse põhjuseks, miks planeedi orientatsioon muutus. Selle tõttu on uraanil aastajad väga ebatavalised. Üks aasta seal vastab 84 maa-aastale. See tähendab, et tema orbiit ümber päikese on väga aeglane. Tänu tugevale kaldele on aegu, mil üks planeedi poolustest on üle 40 aasta otse päikese poole suunatud. Pole ööd, pole päikeseloojangut, valgus paistab pidevalt. Pärast seda pöörleb planeet aeglaselt edasi, kuni teine pool on päikese poole suunatud. Ja siis algab aastakümneid kestev pimedus. Kui uraani ühes osas sündis elu sügava pimeduse ajal, on võimalik, et see vananeb ilma, et oleks kunagi päikesevalgust näinud. Maal on meie magnetväli korralik ja üsna stabiilne. See aitab meid kaitsta kahjulike laetud osakeste eest, mis tulevad päikeselt. Uraanil toimub sellest justkui segane versioon. Voyager 2 andmete järgi ei ole uraani magnetväli planeedi pöörlemisega joondatud. See on tugevalt kaldu ja selle allikas ei asu täpselt planeedi keskel. Ja mõnede uuemate Voyageri andmete analüüside põhjal on võimalik, et kosmoselaeva teekond 1986 aastal langes kokku ebatavaliste päikesetuule tingimustega. See tähendab, et teadlased ei saa ikka veel täielikult aru uraani tegelikest tingimustest. Isegi selle kuud ei ole probleemidest vabad. Uraanil on kokku 27 tuntud kuud, sealhulgas Titania ja Oberon, kuid need maailmad koosnevad ainult jääst, kivist ja äärmuslikust külmast. Mõnes piirkonnas kestab pimedus aastakümneid, nende asendi tõttu planeedi ümber. Hingatav atmosfäär puudub, soojust pole. Praeguse tehnoloogiaga pole selget kohta inimeste asustamiseks. Ja siin saab selgeks, miks siiani on vaid üks kosmoselaev tõeliselt uraanile lähedale jõudnud. 1986 aasta jaanuaris lendas Voyager 2 planeedist mööda ja kogus väärtuslikku teavet vaid mõne tunni jooksul, enne kui jätkas teekonda päikesesüsteemi välimistesse piirkondadesse. Siiani on see endiselt meie kõige lähemalt tehtud uurimus uraanist. Kuid see ei tähenda, et teadlaskond oleks selle unustanud. 2022 aastal pidas Ameerika Ühendriikide planetaarteaduse 10. ülevaade seda üheks kõige olulisemaks tulevaseks missiooniks. Üks välja pakutud uraani orbiidile saadetav kosmosesond ja atmosfäärisond, kuid see oleks robotmissioon, mitte inimeste missioon. Sest mida rohkem teadlased õpivad süvakosmose mõjukohta inimese kehale, seda selgemaks saab, et inimkehal on piirid, mida ta suudab taluda. Võimalik, et inimene suudab ühel päeval Marsiga toime tulla. Võimalik on ka tulevikus ehitada arenenumaid jaamu Jupiteri süsteemi lähedale. Aga uraan on juba hoopis teine teema. Mitte ainult vahemaa tõttu, vaid ka sellepärast, et mida kauem inimene kauges kosmoses viibib, seda enam kaovad järk-järgult tingimused, mis on meid liigina kujundanud. Maa gravitatsioon, selle atmosfäär, magnetväli, mis kaitseb elu. Kõik need on osa põhjustest, miks inimese keha toimib.
kui sa need pikaks ajaks eemaldad, muudab see keha ja meele enda ülesehitust. Ja võib-olla on see kõige olulisem õppetund uraanilt. Et ükskõik kui arenenud me ka poleks tsivilisatsioonina, on universumis ikka veel kohti, mis pole meie jaoks loodud. Maailmad, mis jäävad vaikseks, külmaks ja täis mõistatusi, samal ajal kui nad jätkavad tiirlemist kosmosepimeduses.